Meil on arupärimine haridus- ja teadusministrile Kristina Kallasele ja küsimuseks on õpetajate palgad. Õpetajate palgad on Eestis ammu ajale jalgu jäänud ning seda probleemi nimetatakse õpetajate terava puuduse põhipõhjuseks. Õpetajate järelkasv on meie riigis selgelt ebapiisav ja olemasolevad palganumbrid potentsiaalseid kandidaate ei kõneta. Viimane tõsiseltvõetav õpetajate palga alammäära tõus toimus mitu aastat tagasi. Alates 1. jaanuarist 2024 tõstis valitsus õpetaja brutopalga alammäära 54 euro võrra ehk 1803 euroni. Kui õpetajad alustasid selle peale streigi, lisas valitsus 1. jaanuarist tagasiulatavalt veel 17 eurot bruto, mis paljudele mõjus naeruväärsena. Ja ma tuletan meelde, et aastal 2023 sõlmiti koalitsioonileping, kus on selge lubadus, et aastaks 2027 jõuab õpetajate palk vähemalt 120%-ni Eesti keskmisest palgast. Ja kui vaadata, et eelmise aasta detsembris oli see number 2269 ja minu poolt eelnevalt mainitud õpetajate palga alammäär on siis 1820, on näha, et see õpetajate palk ei ole sellele numbrile ligilähedalgi. Nii et enne kui valitsus hakkab arutama järgmise aasta eelarvet, me küsime ministrilt, et kas tema hinnangul on praegu Eestis kehtivad õpetajate palgatingimused väärikad, kas õpetajate palga alammäär 1820 eurot bruto on tema arvates piisav, millised on haridus- ja teadusministeeriumi plaanid seoses õpetajate palkadega, kas õpetajad saavad arvestada sellega, et 1. jaanuarist 2026 õpetajate palga alammäär kasvab, kas ikka lubadus, mis on koalitsioonilepingus, on jätkuvalt kehtiv ja kas see on ka tõsiseltvõetav. Nii et Keskerakonna fraktsioon pöördub nende küsimustega haridusministri poole.